Tšau! Oled IT-tudeng ja su pea on täis igasugu ägedaid ideid uutest äppidest või platvormidest. Väga hea, aga kuidas see ideega päriselt lendu saada? Selleks peame kõigepealt aru saama sellest maailmast, kus su tulevane ettevõte üldse tegutsema hakkab. Ja täpselt seda me täna teemegi. Nii, kujutame nüüd ette, sul on see olemas. See üks idee. See sähvatus, mis võiks midagi pärisest muuta. Aga idee ise on, olgem ausad, alles kõige esimene samm. Suur küsimus on ju see, et mis edasi saab. Kuidas sa selles keerulise rägastikus orienteerud, et see idee ka tegelikult ellu ärkaks? Ja vaat siin ongi asja konks. See tsitaat ütleb kõik ära. Edu ei sõltu ainult sellest, kui puhas on su kood või kui geniaalne su idee. Edukad ettevõtjad on nagu surferid. Nad ei kontrolli ookeani, aga nad õpivad laineid lugema. Nad märkavad õiget hetke ja kasutavad selle ära. Ja et neid laineid siis paremini mõista, peame räägima milleski, mis kõlab võib-olla natukene kuivalt ettevõtluskeskkonnast. Aga tegelikult on see lihtsalt see mänguväljak, kus sinu äri hakkab oma mänge mängima. Hästi lihtsalt öeldes on see absoluutselt kõik, mis sinu ettevõtet ümbritseb ja kuidagi mõjutab. Mõtle sellest kui mängureeglitest ja tingimustest. Mõned reeglid saad sa ise paika panna, aga enam ikkaga. Nendega pead lihtsalt arvestama. Ja siit tulebki kohe esimene oluline jaotus. Me saame selle suure ja laia keskkonna jagada 2 põhiliseks tükiks. See, mis toimub sinu ettevõtte sees ja see, mis toimub väljaspool. See jaotus on tegelikult kõige tähtsam asi, mida meeles pidada. Mõtle niimoodi, sisekeskkond on sinu enda kuningriik, sinu liivakast, kus sina ja su tiim teete reegleid. Väliskeskkond on aga see suur ja ettenägematu trungel, kus sa pead tegutsema. Sa ei kontrolli seda, aga sa pead õppima seal ellu jääma. Mõtleme korraks sellele sinu enda liivakastile. Mis sul seal on? Ressurssid, nii raha kui ka inimeste oskused? Milline on see vibe teil tiimis? Kas te olete kiired ja paindlikud või pigem metoodikud? Kuidas te otsuseid teete? Need on kõik nupud, mida sina ja su tiim saate ise keerata. Väliskeskkond on aga see, mis viskab sulle pidevat palle ette. Nii häid kui halbu. Mingi uus tehnoloogiatrend võib avada sulle täiesti uue turu. Samas konkurendi uus toode või mingi majanduskriis võib kõik su plaanid pea peale keerata. Siin on võtmesõnaks reageerimine. Aga lähme veel natuke sügavamale. See väline džungel ei ole ka üks suur ja ühtene mass. Selle saab omakorda jaotada 2 erinevaks kihiks, nagu suumiks kaardil sisse ja välja. See pilt siin illustreerib seda tegelikult päris hästi. Kujuta ette, et sinu firma on täpselt seal keskel. Kohe sinu ümber on see esimene ring, mikrokeskkond, ja kaugemal see laiem ring on makrokeskkond. Vaatame nüüd mõlemat natuke lähemalt. Mikrokeskkond on sinu, ütleme, otsane naabruskond. Siia kuuluvad sinu kliendid, sinu tarnijad, sinu konkurendid. Need on kõik need tegelased, kellega sa põhimõtteliselt iga päev suhtled. Sa ei saa neid küll täielikult kontrollida, aga sa saad nendega läbi rääkida, neid mõjutada, koostööd teha. See on sinu otsane mängumaa. Ja siis on makrokeskkond. See on nagu ilm. Päriselt. Sa ei saa ilma muuta, aga sa pead sellega arvestama. Kas paistab päike või sajab paduvihma, sa pead vastavalt riituma. Makrokeskkond ongi need suured ja laiad jõud, mis mõjutavad absoluutselt kõiki, mitte ainult sind. Okei, suumimegi siis välja ja vaatame neid suuri kontrollimatuid jõude. Ja et see kõik kuidagi peast sassi ei läheks, on nende meelespidamiseks üks päris hea ja lihtne tööriist. Esiteks, poliitiline keskkond. Kas riik soosib tehnoloogiafirmasid, annab mingeid maksusoodustusi või toetusi, või näiteks, kas seadused teevad uute talentide välismaalt Eestisse toomise lihtsaks või keeruliseks. Kõik need poliitilised otsused loovad sulle kas uusi uksi või panevad mõne kinni. Teiseks, majandus. See on vist üsna ilmselgeks. Kui laenuraha on odav, on lihtsam oma ideed arendada. Aga kui inflatsioon ajab näiteks serverite ja riistvarahinnad lakke, mõjutab see otseselt sinu kulusid. Ja kui majanduses on raskemad ajad, hoiavad nii inimesed kui firmad uue tarkvarapead kokku. Kolmandaks, sotsiaalne keskkond, ehk siis ühiskond. Kas kaugtöö on popp? Kui jah, siis see loob nõudlise uute koostöötööristade järele. Ja muidugi see Eestis alati aktuaalne teema, kust leida häid IT-spetsialiste. See mõjutab otseselt seda, kui lihtne või raske sul üldse on oma tiimi kokku panna. 4. on tehnoloogiline ja vot see, head sõbrad, see on teie mängumaa. Enamiku ettevõtjate jaoks on tehnoloogia väline jõud, millele tuleb lihtsalt reageerida. Aga teie, IT-inimesed, olete need, kes seda jõudu loovad. Teie ehitategi tulevikku. 5. õiguslik pool. Jah, võib-olla natuke igav, aga ülioluline.
Eestis on aluseks äriseadustik, aga sinu jaoks on ilmselt piibliks hoopis GDPR ehk isikuandmete kaitse üldmäärus. Iga rida koodi, mis kasutaja andmeid puudutab, peab olema seadusega kooskõlas. Punkt. Ja viimaseks, looduskeskkond. See ei ole enam ammu mingi niši teema. Kas sinu loodav lahendus on energiasäästlik, milline on andmekeskuste jalajälg? Üha enam kliente ja ka investoreid teevad oma otsuseid just nendest väärtustest lähtuvalt. Okei, pea on paks, eks, päris suur hulk infot. Aga kuidas sellest kõigest siis mingit praktilist kasu saada? Kuidas seda virvarri enda jaoks kuidagi süsteemi panna? Õnneks on selleks olemas konkreetsed ja lihtsad tööriistad. Esimene abimees ongi Pestle analüüs. See on sisuliselt lihtsalt üks checklist, mis aitab sul süstemaatiliselt läbi mõelda need 6 suurt jõudu, millest me just rääkisime. See on nagu spikker makrokeskkonna kaardistamiseks. Vaata seda tabelit. See ongi Pestle praktikas. Iga teguri juures küsid endalt lihtsalt 2 küsimust, mis praegu toimub ja kuidas see mõjutab minu äriideed. Nii muudad sa selle abstraktse info enda jaoks konkreetseteks võimalusteks ja ohtudeks. Ja kui sa oled selle välise maailma enda jaoks ära kaardistanud, on aeg vaadata peeglisse. Ja siin tulebki appi teine supertööriist, SWOT-analüüs. See on lahe, sest see ühendab endas nii sise- kui ka väliskeskkonna analüüsi. Ja see pilt võtabki tegelikult kõik ideaalselt kokku. SWOT-analüüs paneb ühele pildile sinu sisemised tugevused ja nõrkused, need, mida sa saad ise kontrollida, ning välised võimalused ja ohud, need, millele sa pead lihtsalt reageerima. See on sinu strateegiline kompass, mis aitab otsustada, kuhu poole liikuda. Nii et me oleme teinud ringi peale. Alustasime ideest ja jõudsime keskkonna süvaanalüüsini. Sa tead nüüd, millised on mängureeglid. Aga kõige lahedam on see, et just tehnoloogia valdkonnas ei pea sa olema passiivne pealtvaataja. Sina saad ise neid reegleid luua ja muuta. Niisiis, küsimus on sulle. Millist tulevikku hakkad sina oma ideega ehitama? Jõudu tööle!